osa number 8 minu aastasest suhtest crazy kolumblasega, let's go! Eelmine osa jäi pooleli selles punktis, kus ma lõpuks üle kivide ja kändude jõudsin Prantsusmaale ja Andres tahtis rääkida minuga ja siis ta teatas mulle, et oh my god, ära ühtegi pilti oles pane oma Marseille reisis, sellepärast et paberid ohus, oh no, ja siis ma seal spekuleerisin, eks ole, et ma olen jumala kindel, et siin on tegemist midagi Pauliinega, eks ole, selle naisterahvaga, kellega sa väidetavalt enam koos ei ole ega pole kunagi koos olnud ega ei taha koos olla. Ja siis ta tunnistas mulle nagu kõik ausalt üles. Ja kui te nüüd mõtlete, et nagu miks see Andres nagu nii hirmul oli selles mõttes, et vaevalt Liis teadis, kes see Pauliine on ja vaevalt Pauliine teadis, kes see Liis on, siis reaalsuses me olime teineteise kõige tulihingelisemad stalkerid. Nagu Pauliine luges kõiki mu blogipostitusi, ta käis konstantselt minu Insta ja Facebooki lehel ja mina tema omal ka. Ehk siis me teadsime teineteise kohta kõike. Me lihtsalt ei võtnud teineteisega ühendust, sellepärast, et mingil põhjusel me mõlemad tundsime, et me ei saa Andresi usaldust rikkuda, et kui ta ütleb meile, et palun ära võta Liisiga ühendust, sellepärast, et Liis on nagu, tal on nagu tõsised psühholoogilised probleemid ja kui sa võtad temaga ühendust, siis ta on nii nagu viimse piiri peale lükatud, et ta lihtsalt hüppab katuselt alla, siis sa usud teda ja ei võta temaga ühendust, eks ole, ja täpselt sama rääkis Andres ka mulle ja see oli põhjus, miks ma Pauliinega ühendust ei võtnud. Nii et jah, me jälgisime teineteist nagu väga intensiivselt, aga me ei võtnud lihtsalt teineteisega ühendust. Ehk siis Andres teadis seda väga hästi, ta teadis, et me teame teineteise elust absoluutselt kõike peaaegu, nii palju kui me jagame. Ja kui ma oleks ühe pildi pannud ükskõik kuhu üles, siis Pauliina oleks seda näinud, mis tähendab, et kõik oleks lõppenud nii, nagu Andres ei tahtnud, et see lõpeb. Ehk siis ta teadis, et kui ta mulle mitte midagi ei ütle ja ta edasi hämab, siis ma lihtsalt panen selle pildi üles ja vaatan, mis saab, on ju. Seega oli aeg kõik ausalt üles tunnistada. Ausalt. Ja siis Andres rääkis mulle, et sul on õigus, me põgenesime Malagast koos Pauliinega, aga me olime nagu toona ainult sõbrad ja siis me jõudsime Prantsusmaale ja siis Pauliine armus minusse ära ja pakkus välja, et ma võin sinuga abielluda, et sa oma paberid korda saaks. Ja siis ma mäletan, et ma küsisin tema käest, et selles mõttes, et milline endast lugupidav naisterahvas on valmis mingi suvaka Andresiga abielluma selleks, et ta saaks oma paberid korda. Ja siis Andres ütles, et Pauliina on lihtsalt nii vana juba, mis ta oli mingi 35 see hetk või? Thanks, ma olen ka 35, on ju. Vana. Anyway, et ta on juba nii vana ja ta on nii üksik, et ta lihtsalt vajab kedagi nagu enda ellu ja sellepärast, on ju, ja ta tahab minuga last saada ja mul oli nagu wait last ja siis ta ütles, et jaa, on ju, et endiselt ta on nii vana juba ja tal ei ole last ja ta tahab minu geenidega last saada. Ma mäletan, et ma mõtlesin, et kes see kurat sinu geenidega last tahab. Nagu selles mõttes, et sa oled väga nägus mees, aga nagu kõik ülejäänud kruvid logisevad ja oled sa kindel, et ta sinuga nagu geenide pärast last tahab saada või? Anyway, eks siis jaa, et nad on nagu kõik see aeg koos olnud ja ta elab koos temaga. Ma mäletan, mõtlesin ka, et kui ta last tahab saada, siis aeg-ajalt pead ikkagi magama temaga ja siis sa ütlesid, et sa ei maga üldse temaga. Ja siis ta ütles, et jah, vahepeal nagu vastumeelselt ta magab koos temaga. Kui ta mulle kõik ausalt oli üles tunnistanud, siis ma mäletan, et mul oli nagu nii selline vindtunne, nagu ma ei uskunud iial, et ta suudab mulle otsa vaadata ja öelda need sõnad, et jah, ma olen Pauliinega koos, jah, ma olen algusest peale temaga koos olnud, jah, ma valetsin sulle, jah, sul on õigus. Ja siis ma magasin temaga. Nagu miks? Ma ei tea, selles mõttes nagu mis mentaalne seis mul endal toimus sellel hetkel, mis mul viga oli, miks ma magasin temaga, ma ei tea. Nagu mul ei ole mitte ühtegi head vabandust, et õigustada nagu seda ööd. Ja veel enam, ta ju oli mulle üles tunnistanud, et jah, Pauliine on koos temaga, jah, ta tahab temaga last saada, jah, nad on paar, nad planeerivad abielluda. Ma teadsin, et Pauliine on täpselt samas situatsioonis, kus mina olen olnud kuude viisi ja ma teadsin, kui vastik ja õudne ja nõme see on, on ju.
ja ma teadsin, et Pauliine ootab Andreesi kodus, on ju, ja tõenäoliselt Andrees lubas juba tundide viisi kodus olla, aga nüüd ta ei vasta tema kõnedele ega sõnumitele ja ma endiselt magasin temaga. God damn it, no. Anyway, karma maksis mulle kätte, sellepärast, et seal poole peal mingi hetk Andreesi libises üle huulte sõna Pauliine, ehk siis nagu Pauliine. Ma ei tea, kas teiega on kunagi juhtunud seda, et tüüp nagu voodis teid teise naise nimega kutsub, aga see on, ma ütlen, nagu kõige suurem egolaks, mis mul elus on olnud, see on nagu nuga südamesse. Ma olin täiega välja teeninud selles mõttes, et nagu see pidigi juhtuma. Ma olin väärt seda, nagu mis mul toimus peas, ma ei tea, kui ma olin väärt seda, aga ma mäletan, et mul oli nagu what? Kas sa ütlesid mulle just Pauliine, kas sa kutsusid mind just Pauliine nimega, et nagu mis mõttes, ja siis ta ütles, tal oli 100 vabandust enam-vähem, aga ma mäletan, et ma lükkasin ta sealt voodist välja, ma näitasin ust ja kusjuures ma ei uskunud, et ta lahkub. Ma olin jumala kindel, et ta ei lahku, aga ta võttis oma riided ja oma seljakoti ja läinud ta oli. Ma tahaks nii väga öelda, et vot nüüd oli kõik. Mitte kunagi enam Liis Andreesi ei näinud, on ju, et ta blokeeris ta see sama sekund ära. Ta lõpuks ometi pani 2 jalga maa peale, tuli mõistuse juurde ja ta sai aru, et millise mehega on tegu, eks ole. Tüüp nagu valetas sulle kuude viisi, ta tunnistas selle just üles. Sa tead, et ta on koos teise naisega, ta elab koos teise naisega, ta tahab abielluda koos teise naisega, ta tahab last saada koos teise naisega ja ta kutsus sind just teise naise nimega. Stop it, Liis! Aga ma ei saa seda öelda, sest ma järgmine päev läksin matkama temaga. Jep. Aga see oli viimane päev, kui ma nagu füüsiliselt nägin teda, eks ole, et see oli tore päev. Ma ei saa öelda, et see ei olnud. Me ajasime juttu ja me näärsime ja see oli nagu tore päev. Aga pärast seda ma rohkem ei näinud teda. Et see oli nagu viimane päev. Ja ma tahaks öelda ka, et mina panin nagu selle stopi, et mina ütlesin, et okei, nüüd aitab reaalsuses. Tegelikult Andrees tõmbas tagasi ja tal ei olnud enam rohkem aega minuga kokku saada ja ta oli teises linnas ja mis iganes on ju. Ja nagu selle aja jooksul ma olin nagu pärast seda Prantsusmaal veel 5 päeva. Mul lend canceldati, nii et ma jäin sinna veel eriti pikaks ajaks ja mul oli aega mõelda. Ja siis ma mõtlesin ja siis ma lõpuks sain aru, et mina olen see pits praegu siin olukorras, on ju. Mina olen nagu teadlik, et Andrees on teise naisega ja ma endiselt nagu sehkeldan Andreesiga edasi ja see ei ole okei. Ja mina ei tahaks, et minuga niimoodi käitutakse, ehk siis mina ei taha nagu teiste inimestega niimoodi käituda ja see teeb minust õudsa inimese, on ju. Selles mõttes, et ma istusin, lõpuks mul see Ryanairi lend nagu tagasi lend canceldati, ma sain ühe hotelli ja ma istusin seal hotellis üksinda ja ma olen nagu ma ei taha olla selline inimene, ma ei taha teha selliseid asju, nagu see ei ole okei, on ju. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et äkki ma paneks ikkagi ühe pildi üles, on ju, et Pauliine nagu näeks, et me olime koos või äkki ma ikkagi võtaks ühendust temaga, et siis nagu ma ütlen talle otsa välja, et tüüp oli nagu minuga koos, aga ma endiselt olin positsioonis, kui ma tundsin, et ma ei saa Andreesi usaldust rikkuda mingil põhjusel, on ju. Siis ma mäletan, et ma läksin sinna linnakesse, kus Pauliine elab, on ju. Ma teadsin, kus nad elavad ja ma tundide viisi jalutasin mööda seda linna ringi ja lihtsalt lootsin, et Pauliine kusagilt hüppab välja. Ja siis ta näeb, et ma olen seal ja siis ta saab aru ja siis me räägime, on ju, ja lõpuks ometi kõik need müürid kukuvad, kõik need üles ehitatud lood nagu kukuvad kokku ja korraga nagu kõik saavad oma eluga edasi liikuda, aga Pauliine ei tulnud ühestki uksest välja ja seda ei juhtunud. Ehk siis too hetk me ei rääkinud omavahel, aga mõned nädalad veel ja Pauliine võttis ise minuga ühendust ja teatas mulle, et Liis, mine kohe naistearsti juurde, sellepärast, et sul võib olla mõni suguhaigus, et sa teaksid. Cheers!